Ja kui rääkida selle palvemaja minevikust, siis esimesed meieni jõudnud andmed vennaste koguduse tegevusest Nissi kihelkonnast pärinevad Nissi kirikuõpetaja Toomas Ippiuse aruandest 1817, kus selgub, et sel ajal Nissi kihelkonnas veel ühtegi vennaste koguduse palvemaja ei olnud, mis aga sugugi ei tähenda, et kihelkond sellest liikumisest toona puutumatuks oleks jäänud. Lihtsalt siinsed inimesed käisid kas Ristile või Keilasse palvemajadesse ja käisid usinasti. Ja vennaste koguduse liikmete arv siin kihelkonnas oli õpetaja teada umbes 75 meest ja 70 naist. Kuna palvemaja ei olnud, siis suur osa vennaste koguduse liikmetest käis koosolekutel ka ärksamate koguduse liikmete kodudes, kus tavaliselt ikka seal, kus on tavaliselt rohkem ruumi oli. Olukord muutus, kui 2 või 3 aasta pärast vennaste koguduse liikmed Nissi oma palvemaja ehitasid. Ja nagu konsistooriumil on teada andnud Lääne-Harju praosti õpetaja Karl-Georg Flick 1838, siis ta kirjutab, et Nissis on juba tegutsev palvemaja, mille liikmete arv on kõige suurem kogu tema praostkonnas, 670 inimest. Neist 200 meest ja 470 naist, mis läbi Nissi kogudus on isegi suurem Keila omast, kus liikmeid samal ajal 632 oli. Järgmine Nissi õpetaja Ephraim Bodek annab veel eelnenule mõningaid lisaandmeid oma aruandest 1843, kus ta kirjutab, et umbes veerand versta kaugusel kirikust seisab 5 aasta eest ehitatud palvemaja ja lisab juurde, et enne seda pidasid vennad oma neid palvekoosolekuid siinses köstrimajas. Palvemajas käis rahvast sedavõrd palju, et palvemaja oli neil juba väga kitsaks jäänud. Palvemaja eestseisjad olid ametisse seadnud Haapsalus elav hernhuutlaste hoolekandja Werner, kes õpetaja teada oli korralik ja laitmatu mees. Hernhuuti arhiivi andmetel asus Nissi palvemaja Riisipere mõisa alal. See oli asutatud 1821 ja sealsete liikmete arv oli 500 ning palvemajas käijate arv 900 inimest. Ligi 30 aastat hiljem tundub aga olukord olevat kardinaalselt muutunud. Arvestame siis seda poliitikat, seda vennaste koguduse tegevuse keelustamist ja taaslubamist. Ja nii teatab siis Nissi õpetaja Brunts oma aruandes 1866, et Nissi kihelkonnas on küll vennaste kogudusele kuuluv palvemaja, kuid vennaste kogudusse kuuluvaid töötegijaid või eestpalvetajaid seal ei ole. Kas see tõesti nii oli? Selle kohta meil täiendavaid andmeid ei ole. Uusärkamise laine haaras Läänemaa 1874. Samal ajal koges pärast rasket õnnetust elavat ärkamist ka Nissi kohalik kõrtsmik, mees, kes oli enne seda olnud Nissi pimeduse noodavedajaks, kuhu olid sattunud nii ausad peremehed ja naised kui ka sulaspoisid ja teenijatüdrukud. Niisiis peale tervenemist sai sellest mehest vennaste koguduse vend ja äratusjutlustaja ning samas ka oma endiste sõprade ärataja, kelle hulka kuulusid ka Mart Meinvald ja mõisa kirjutaja Pärn Kildemann, kellest hiljem omakorda sai ustav äratusliikumise töötegija Peterburi linnas. Mart Meinvaldist sai Nissi vennaste koguduse vanem aastateks 1877–1906 ning lisaks sellele ka kirjamees, kes on koostanud 2 lauluraamatut,
ristirahva äratamise pasun ehk armsad vaimulikud laulud Sioni teekäijatele, mis on ilmunud 4 trükis, ning samuti ka ristirahva laulukannel ehk vaiksed lauluhääled Sionist. Ka Rapla kihelkonda jõudis Läänemaa teine ärkamise laine 1860. alguses just Nissi kaudu. Nimelt käis siin koosolekutel Palamulla küla Pärditalu 15-aastane perepoeg Jüri Villard ja sai siin püha vaimuga ristimise ning ülevoolava rõõmu ja õnnistuse osaliseks. Nii et siinse vennaste koguduse vanem vend Mart Meinvald oli saatnud poisi koju sõnadega: vend, vii tuli Raplasse. Praegune Nissi palvemaja valmis aastal 1893 ja selle ehitamiseks kulutati ainult 10 nädalat. Sellest sündmusest kirjutas ajaleht Postimees tollal järgmist. Esimesel lõikuspühal õnnistati Nissis uus palvemaja sisse, mida kohaline õpetaja härra E. Bruns toimetas. Õnnistamine algas lauluga Meil tuleb abi Jumalalt, mille peale õpetaja õnnistas ja mõnusa kõne pidas, soovides ettelugejaile üksmeelt ja armastust nii isekeskis kui ka kõigi oma ligimeste vastu. Siin minu käest te näete pühakirja, mis on kingitud sellele palvemajale sel samal päeval. Ja siia sisse on kirjutatud ka pühendus armastuse kink jõuluks uue palvemaja heaks aastal 1893. Et see sõna rääkides võiks leida inimeste südamete sees. Et Jumala vaimu vägi võiks täita nende südamed, kes juba sõna siit seest välja külvavad. Aamen. Teise maailmasõja aastatel rekvireeris palvemaja esmalt Saksa ja seejärel Nõukogude sõjavägi. Ja seda hoonet kasutati siis neil aastatel valdavalt laoruumidena. Peale sõja lõppu oli vennaste kogudus oma palvemajadega Nõukogude võimu esindajatele eriti vastumeelt. Ja see on ka selge, sest see oli kontrollimatu küllaltki. Ja seetõttu siis pole ka ime, et Harjumaa täitevkomitee keelustas veebruaris 49 Nissi palvemaja tegevuse ja hoone anti kohaliku ühismajandi käsutusse. Hiljem 50. aastatel ehitati palvemaja aga ümber 9 korteriga elamuks. Siiski, nagu mujalgi Eestis, nii ei lõppenud ka siin vennaste koguduse tegevus selle keelustamise ja hoone natsionaliseerimisega, vaid tegevust jätkati poolsala ja väikeste gruppidena koos kas kirikuõpetaja juures või siis erinevates peredes kogunedes. Juba järgmisel kuul peale palvemaja sulgemist 25. märtsil küüditati Siberisse viimasel 11 aastal Nissi palvemaja vanemakohuseid täitnud 73-aastane vend Pihelga Hingukülast. Siit edasi ma annaksin hea meelega sõnajärje nüüd Lainele, kes oma abikaasa Jüri kõrval palvemaja taassünni osalisteks olid. Jüri elutööst sai suureks osaks Nissi vennaste koguduse taaselustamine. Ja nii oli ta ka eelmise Nissis toimunud suvepäeva kohapealne korraldaja. Enne nüüd aga, kui Lainele sõna annan, palun tõuseme, et Jüri Pooso meenutuseks teda hetkelise leinaseisuga mälestada. Ma tänan. Võtame istet ja sõna Lainel.